pidime tulema siia ilusale rohelisele platsile korraldajate mõtte järgi 22. juunil. Siis oleks olnud Jaanik, lihtsalt tore Jaanik, millel on selline ilus luuleline nimetus, kus on sees tule süütamine ja ajalugu ja kodukandi nimi. Aga näete, saatus pani meid käituma natukene teisiti. Ja ausalt öeldes mul on hea meel, et me ei pidanud siis Jaanik, vaid tulime täna selleks, et tõesti kodukoha üle mõelda. Igal ühel oma väike kohakene. Täna on minu meelest väga õige koht sellist asja meelde tuletada, sest külas Eestimaal on küll ja küll. Iga küla on uhke oma nimetuse järgi, oma ajaloo järgi. Iga küla leiab kas ühe ilusa tamme, ilusa pargi, ilusa allee või ajaloolise kivi. Siit me võimegi küsida, kas aastal 1241, kui esmakordselt mainiti seda kohta seal kroonikates, kas see kivi siis oli juba selle koha peal? Ma arvan, et juba oli. Miks ma palusin teid tulla natukene ligemale? Asi on selles, et Eesti seaduste järgi ümber selliste mälestuskivide 50 meetrit selline territoorium, mis on selle kivi territoorium. No joo siis see 50 meetrit on see maagia ja te seisate praegu selle maagilise ringi sees. Te kõik tunnetate ja ma soovitan teid täna õhtul, kui keegi teie poole ei vaata, kui teisalt tantsivad ja kõigil on hea olla, leidke mõni minut. Tulge päris üksinda või kahekesi, tulge siia kivi juurde, mingi kivi taha. Ja mida soovige, aitage seda. See kindlasti, see soov läheb täide. Mis on au taluda siia ette selle kohakese merenaise algataja. Ja ma nägin, kuidas sa siin paar päeva tagasi jooksid ringi tööriietes ja aitasid neid telku ülesse panna ja toimetasid siin ja muretsesid. Ja näed, täna on külalised siin hoovil ja tunded on mis teistsugused. Need sa võid ka. Ja midagi. Tere tulemast kõigile. Mul on väga suur rõõm teid näha siin. Ja tahtsingi seda öelda, nagu Saamoel rääkis, et mina olen vist Kahulas kõige rikkam inimene, kuna minu maadel on see kivi. Ja tänu sellele sai loodud ka mittetulundusühing, mille nimi on Suurekivi ajaloo ja kultuuri tuba. Sest meil ei ole, ruume meil ei ole sellised, siis üks toakene ütleme. Ja see MTÜ sai loodud 29. augustil eelmisel aastal ja sügisel tegime projekti kohaliku omaalgatusele 1. oktoobriks ja sealt meid rahastati. Nii et tänu sellele on meil üritus siin, samuti Jõhvi vallavalitsus meid toetab ja on veel teisigi. Nii et mina soovin teile head pidu ja nautige, mis siin võimalik on. Ära nüüd siit ära mine. See oli väga hea, et sa siia meie ette tulid. Näete, kõik naised hakkavad rääkima, siis päike tuleb ka välja. No vaat nüüd hakkame meie telki ümber kolima. Aga enne kui sa siit ära lähed, me palume, Ivo, ole kena, ulata üks küünal. Me panime siin juba varakult mõne küünla põlema. Ja palume siis sümboolselt asetada. Ja ma veel ütlen seda, et projekti nimi on Valgus sütib Suurekivi. Just, ja seda me hakkamegi praegu siin süütama. Ja. Aga kui me ulatame sulle selle küünla, siis hoia seda korra käes. Ja kui sa oled siin... Selline ei ole või? Ei ole see. Hoia korra käes. Ja enne kui sa selle siia asetad, siis kuna sa oled selle kivi juures, siis sa ei lähe siit enne ära, kui sa midagi kivi palud. Kõvasti pean paluma.
palun ilusat ilma ja et külalistel oleks lõbus. Ja mul ongi au paluda. Ja mul on paberi peal kirjutatud Jõhvi kultuurijuht. Sa oled kohtunud Jõhvi kultuurijuht. Sa oled siin maakonnas kõva tegija. Meil on hea meel, et sa oled ka siin meie ees. Kas sinul tuleb täna midagi kivi paluda, nii et hakka mõtlema? Palume jah. Aga mis sa tahad meile kõikidele öelda? Anne õpeta. Head kohalviibijad, head seltsi esimees, juhatuse liikmed, külalised ja kõik teised, et mul on hea meel teid tervitada nii iseenda poolt kui loomulikult Jõhvi vallavalitsuse, Jõhvi vallavanema Maks Kauri poolt, kes täna kahjuks ei saa teie juures siin viibida, aga ma arvan, et see üritus ei ole mitte esimene ega viimane, nii et küllap siia ka jõuab. Et elu on muutlik ja on üks selts, on teine selts, on kolmas selts ja see, et meil on inimesed aktiivsed ja võtavad ette korraldada erinevaid asju, edendada meie kultuuri, pidada meeles meie ajalugu nii külades kui suuremates kohtades, see on ainult tänuväärne. Ja sellepärast ma tahan kõigepealt juba käsi väsib ära selle lillepoti hoidmisest. Elju, tule palun siia. Elu ei ole alati lilleline, kuigi need lilled on väga ilusad, vahest on väga selline ohkaline nagu see roos. Ma arvan, et see on väga selline sümboolne, nii et katsuge nendest okastest läbi pureda, et teie elu oleks alati lilleline. Ja, et istutage see kuskile, las see jääda meenutama nii tänast päeva kui meie seltsi loomist, et selts on küll uus juba peaaegu varsti aasta, aga see on vist esimene suurem üritus. Muidugi hästi toredad peoõhtut, sest on minu meelest väga tore, et meil on jälle võimalus käia koos ja teha üritusi. Kui meil oli neljapäeva õhtule Jõhvi pargis tantsuõhtu, siis päeval oli väga hea tunne, et saab jälle midagi teha ja sehkeldada. Nii et teatud mõttes oli see aeg väga kasuks, et kõik tuleb jälle sellise uue hingamisega ja väga toredasti. Nii et ilusad peoõhtut teile ja ma arvan, et me kohtume siin ka järgmistel kordadel. Ja ulatame sulle ka meie sümboolse küünla. Vaata, et ei lähe sulle peale. Ja küünalde koht on seal üleval, aga sul on nüüd hea võimalus avalikult paluda. Avalikult palume, et sellele uuele seltsile kultuuri, kuidas see oli, Suurekivi kultuuri ja ajaloo toale ikka iga. Palju toredaid ideid, palju liikmeid ja loomulikult palju ühtehoidmist ja head koostööd kõikide teistega. Küünli kuuleb kõike, nii et aitäh. Tantsige hästi. Ivo, ole kena, tule ka siia rahva ette. Sul on see kolmas küünal, ma vaatan seal käes. Ma hea meelega tutvustan teile veel üks härrad, muidu ainult naised siin räägivad. Ivo, peale seda, kui sina siia ruumile ilmusid, hakkasid siin ka asjad kuidagi väga huvitavalt omapäraselt liikuma. Paljud meie seas siin mäletavad eelmisel aastal, kuidas me siin Jaaniku õhtud niimoodi väga perekeskelt pidasime, aga siis sai otsustatud, et võiks inimeste ring olla suurem. Ja sa oled nüüd siin viimased kuud väga aktiivselt jooksnud, toimetanud, helistanud ja telki üles pannud, puit kohale toonud ja muid asju ära toimetanud. Sul on õigus paluda nüüd sinu kodukoha, see on tegelikult kodukoht, üks väheseid, kes on ka siin kandis sündinud ja ka kivilt midagi paluda ja asetada oma küünal siia kivi peale. Aitäh, Samuel. Juba olen palunud. Te olete muidugi nii kavalad, te seate oma Jaanikut natuke ka oma niisuguse pere kokkusaamise päevaga, nii et võib-olla see palumine oli just sellel teemal. Head inimesed, mis siis hakkab täna toimuma? Ega me siin ainult tseremooniaid ei korralda. Hingeline sissejuhatus oli meile väga vajalik. Te näete, meie seas on siin terve suur delegatsioon. Nad tulid mere tagant suurest Soomest. Osa on Ingerimaalt ka tulnud. Nii et kohe natukese aja pärast siis me saame kuulata väikest kontserti. Meiega on täna siis
Ida-Virumaa Ingerisoome kollektiiv Orvokki. Orvokki tähendab metsalillekene, nii et igati õige nimetus on teie kollektiivil, nii et saame siis kohad sisse võtta meie improviseeritud saali ja kuulata toredat laulu. Peale seda kõik, mis siin platsi peal on ka teie päralt, kes nägi, et juba siis šašlõki ja vostikese ahi on juba kuum, saab siis seal toimetada. Boris Rehtlaan on juba hääle soojaks laulnud ja pakub meile tantsumuusikat. Seal teie selja taga on Toilast tulnud käsitöö Veranda oma seltskonnaga, kes pakub meile täna käsitöö tuba ja nautimist ja saame siis seal ära vaadata. Ma usun, et naistel need makrameed ja muud niisugused huvitavad teljed, seal on huvitav seda vaadata, aga mehed saavad ka siis rahulikult omaette istuda, nii kaua kui naised seal käsitöö telgis omaette on. Nii et saame tantsu lüüa ja noorematele inimestele, kes täna siia on mul ka kaasad mõned toredad mängud ja auhinnad, aga te kuulsite ka praegu mõnda fakti, millal on ühing loodud ja millal on esmamainimine. Nii et mul siin paberite peal on selline 10 küsimuse viktoriin, aga nüüd terve tulevad ystävät. Nii et olge head, kutsuge nüüd meid oma laule nautima. Olge head, esineb Ida-Virumaa Ingerisoome koor. Yksinäisen sydämen
mõista, miksi valoja en mä näe. Sydänpeunaan kaipaustan, ligi polda mun elämään. Sua eksin mä nyt maailmaan, eksin nyt oi kuinka oitas. Kysin nyt missä oot, ketä en, siksi tulee etsien. Kõik koos! Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään. Anna mulle aamun usko, anna usko elämään. Anna mulle rohkeutta, ettei jaksa luomiseen. Anna edes vähän rakkautta näin, yksinäisen sydämen. Anna edes vähän rakkautta näin, yksinäisen sydämen. Olete siin hommikuni ja pärast panete tulukuse põlema, siis sellega lähete kodu poole. Head laulunaised, ega esinemise lõpp ei tähenda seda, et te peate nüüd siit ära minema. Olge head, leidke endale mõnus koht meie seas ja olge koos meiega nautimas tänast suve õhtut. Ja ärge pahandage, kui Boris pärast laulab mõne teie laulu teie repertuaarist, siis saate võrrelda ja saate kaasa, laulate ise kaasa. Aitüma, aitüma. Ja ega meil õiget ju kava selles mõttes ei ole, et nüüd see asi lõpeb ja nüüd hakkab. Nagu ma ütlesin, olge head, jalutage sinna käsitöö telgi nurgakese juurde, kes tahab siin grillida, olge head, grillige. Mõne aja pärast palume ka ansamblil alustada, aga vahepeale teeme väikse mälutreeningu, aga sinna on üks hetk aega, mulle tuuakse auhinna. Ja vaatame, mis seal on. Ja nüüd mul oleks vaja kahte julget endist Eesti kooli jutsi siia rahva ette. Olge head, kes on julge? Me korraldame väikese Kahula nimelise ettevõtmise, et see sõna Kahula ikka kõlab kohe ja suure kivi ka. Kes on Eesti koolis õppinud, kes on julgelt, tuleks siia välja. Vaati, käed olid ahah. Kohtla Nõmme koolt, no näed, Ida-Virumaa, missugune. Vaat väga tore, kohe saame teada, kuidas Kohtla Nõmme koolis omal ajal õpetati eesti keel. Ja mul oleks ühte inimest veel vaja järsku, see on mõni meesisik, aga võib-olla ka naisisik. Vahet suurt ei ole. No kui juba võistelda, siis on ju hea võistelda ju kahel inimesel omavahel, mitte ikkagi, et üksinda võistlen ühe auhinna peale. Kes on veel õppinud Eesti koolis ja tule julgelt välja? Inetška, kas sina õppisid Eesti koolis? Me oleme sinuga Vene koolis õppinud. Što podelõš? No nii ta on. Aga kas veel tuleks mõni julge inimene välja, kes on Eesti koolis õppinud? Soome kooli ma ei küsi. Ja tulete mingisuguse Petroskoi kooli haridusega siia mulle või Viiburi kooli haridusega. See kindlasti ei sobi. Ootan veel ühte julget, nii kaua kui teil veel seda julgust on. Ei peagi teadma, veel ei ole viktoriin. Viktoriin alles tuleb, ja, see ei ole hullu. Aga kus koolis sina õppisid? Mina õppisin siin Jõhvis keskkoolis. Jõhvi, no näed, kõik on Ida-Virumaa inimesed, eks ole. Nii, ühel pool on Marika, teisel pool on? Anne. Ja aplaus Marikale, tema oli esimene julge. Ja Anne oli teine julge, veel tugevam aplaus. No nii. Ja teile tüdrukud ma annan nüüd ühe spikri. Võta siit see ülemine leht, palun. Ülemine leht. Ja, võta sa ka siit. Võta sa võtsid kaks. Üks võtsid. Oota, ma annan. Oota, kohe. Pane need lehed, mul on nad kõik siin niimoodi õiges järjekorras, aga mikski pärast see ei ole. Ei, see on õige leht, aga võta siit alumine. Võt, jah, õige. Ma ütlesin, ma ei tea kahul. Ja. Head inimesed, ma andsin praegu Annele ja Marikale, kes siin minu kõrval on, andsin väikese spikri. Eesti keel on sellega põnev keel, et on 14 käänet. Vot meie, kes me vene koolis õppisime, meil on lihtsam, seal läheb see asi 1, 2, 3 ja ongi juba tvariitilne, eks ole. Aga siin on 14. Spikri peal on kääne nimetus ja ka küsimus
ja muidugi nüüd teie ülesanne on ära käänata siis see mõnus sõna, mis kõlab, kuidas? Kahula. Väga õige, kas sinul on ka kahula? Kahula. Kahula, väga tore. Pliiatsit ei ole. Ei, see suuliselt käib see asi, aga käänate niimoodi, et ütlete käänen nimetuse, küsimuse ja siis mis sõna sinna vastu läheb. Nii et kõik need 3 näitajat tuleb ära öelda. Kuna sina tulid esimesena, siis sina vastad teisena. Sina tulid teisena, vastad siis esimesena. Ja me peame seda sõna kahule nii mitu korda ütleme, et me saame kõik need projektirahad ära õigustatud, eks ole, mis meie kohaliku omavalitsuse sealt toetusest tuli. Niisiis, tere tulemast Kahulasse, kohe saate teada, kuidas eesti keel väänab ühe ilusa Eesti nime ära. Ole hea, alustame. Tulistame puusalt. Nii, mis kahula? Mille kahula? Mida kahulat? Millesse kahulasse? Milles kahulas? Millest kahulast? Millele kahulale? Millel kahulal? Millelt kahulalt? Milleks kahulaks? Rajav milleni kahulani? Olev millena kahulana, ilma ütlev milleta kahulata ja kaasa ütlev millega kahulaga. Väga tubli, ära veel ära mine, aga aplausi sa oled juba ära teeninud. No näete, kui kaunilt kõlab üks küla nimi eesti keeles, aga kohe kuuleme teise esituse, vaatame, kuidas sul sinu häälega see kõik välja tuleb ja siis te hakkate hindama. Omastav mille? Kahula, osastav mida kahulat, sisse ütleb millesse kahulasse, sees ütleb milles kahulas, seest ütleb millest kahulast, alale ütleb millele kahulale, alal ütleb millel kahulal, alalt ütleb millelt kahulalt, saav milleks kahulaks, rajav milleni kahulani, olev millena kahulana, ilma ütleb milleta kahulata ja kaasa ütleb millega kahulaga. Oi kui ja väga niisuguse õpetaja häälega. No nii, ega sellega ei ole teie võistlus veel läbi. Kohe te saate oma esimesed punktid. Niisiis aplausiga palun punktid Annele. Palun. Ahah, nüüd lõppes. Selge. Marikale, aplaus. Anne juhib aplausiga. No ega muidugi võttis ju kogu oma seltskonna kaasa. Aga ega sellega me käänamist ei lõpetanud. Meil on käänata veel üks huvitav sõna. See on Suurekivi. Võta siit esimene leht. Ja, Suurekivi. Ja samasugune ülesanne nüüd teise sõnaga Suurekivi, sest näete selle Suurekivi juures me siin oleme ja koha nimi on ka Suurekivi ja talu nimi on Suurekivi. No naised, kuidas see nüüd teil välja tuleb, aga nüüd Marika, sina alustad. Okay. Omastav mille Suurekivi, osastav mida Suurekivi, sisse ütleb millesse Suurekivisse või siis võib öelda ka Suurekivi praegult. Praegult on ju Jõhvi ja Jõhvisse, Toile ja Toilesse. Sees ütleb milles Suurekivis, seest ütleb milles Suurekivist, alale ütleb millele Suurekivile, alal ütleb millel Suurekivil, alalt ütleb millelt Suurekivilt, saav milleks Suurekiviks, rajab milleni Suurekivini, olev millena Suurekivina, ilma ütleb milleta Suurekivita, kaasa ütleb millega Suurekiviga. Väga hea, väga hea. Ja kohe siit kuuleme teise variandi. Ta ütles õigesti. Õige. Nii, nimetav missugune? Missugune? Nimetav ei ole missugune. Mis peab olema? Suurekivi. Omastav mille Suurekivi, osastav mida Suurekivi, sisse ütleb millesse Suurekivisse, sees ütleb milles Suurekivis, seest ütleb millest Suurekivist, alal ütleb millele Suurekivile, alal ütleb millel Suurekivil, alalt ütleb millelt Suurekivilt, saav milleks Suurekiviks, rajav milleni Suurekivini,
Olev millena suure kivina, Ilma ütleb milleta suure kivita ja kaasa ütleb millega suure kiviga. Oi kun tuli, sai. Raskasta työtä ja siinä harvemmin on onni myötä. Sen tietää vain yksin suomalainen. On pohjan täyteen alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, silloin onhan. On pohjan tähteen alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen. Kaheksa kuni 12. Jama. Õige vastus. 8 kuni 12. Sa olid täpselt seal keskel, aga 8 kuni 12 on teadmiku number ja sealt see on 8 kuni 12. Aplausu esimese küsimuse õigele vastajale ja tule jooksuga siia minu poole. Mul on siin on 10 auhinda valisid, selline, mis sulle 15. sajandist juba käib selline mõõtühi. No nii. Küsimus number 2. Küsimus number 2. Kuula järgmist küsimust. Kui 1000 korda 1000 on üks hektar. Hoolimatuse tõttu eelmise sajandi, ehk siis 1900, eelmise sajandi 70. aastatel hävisid Kahura küla idapoolsel küljel 2 mida. Hävis midagi siin küla idapoolsel osal 2, aga mida? Mis? Kas lohukivid või? Kivikalmed on õige vastus. Tule auhinnale aplaus. Sina muuseum inimesena tead asju teadma. Ja vali siis siit ja kahjuks jah, need kivikalmed valid siit, vali. Aga sul on ilusad kingitused. Mul on väga loomulikult ilusad kingitused on. Te olete ka kõik väga ilusad, kes siin vastate. No näed, saad endale, hakkad raha korjama sinna. Muuseas, raha me hakkame täna ka korjama. Sul korjanduskass hakkab täna ka ringi käima, aga sinna on veel natukene aega. No nii, kuula kolmandat küsimust. Kolmas küsimus on selline väga huvitav küsimus. Kahula küla kohta käib üks näitaja. See näitaja on võetud seisuga juuni 2020. Ehk siis kohe siin mõni päev tagasi on see näitaja võetud ja see näitaja on selline 3,1 mg sidekriips EKVL. Mida tähendab see näitaja? Kordan, 3,1 on see näitaja, aga järgi tuleb šifreering MG sidekriips EKVL. Mida see näitaja tähendab? No nii, vesi on nüüd õige suund, aga mitte puhtus. No nii, seal on näitaja, on kindel näitaja olemas. Karedus on õige sõna, veekaredus ja järve biopuhastuse andmetel. Saad teise auhinna. Meil hakkab juba mälumängurite liider tekkima. Ära nüüd sama asja võtta, see oli ikka võtta midagi muud. Ja nii et 3,1 ja tähendab see milligramm ekvivalendis 1 liitri kohta. Vot niimoodi käib see. No nii, lähme ajalukku. Mis seob ühte nime ja ühte kuupäeva? Kuupäev on 28. detsember 1905 ja nimi on Mihkel Keremann. See on see 5. aasta revolutsioon ja tema haud on siin nüüd. No nii, see ei ole päris õige vastus ja haud on tõesti siin ja 5. aasta revolutsioon on õige. Aga mis seob kahte
fakti nimi ja kuupäev. 28. detsember 1905 ja Mihkel Kreemann. Sünnikoht ei ole? Ei ole. Mis seob neid kahte fakti, nimi ja daatum? Kordan veel ka, daatum on 28. detsember 1905, nimi on Mihkel Kreemann. Aga see siis surmaga? Ei saa surmakuupäev olla. Surmakuupäev! See ei ole niisama surmakuupäev. Kahjuks sellel kuupäeval 28. detsembril karistussalplased lasid taluperemehe Keremanni maha, kui ta tuli Jõhvist, kui ta käis kartuleid turul müümas. Väga kahju. Nõnda meenutas aastal 1931 Keremanni lesk Mari. Aga sa saad teise auhinna! Teise auhinna! Näed, kas surmadaatum võib tuua auhinna, aga ta on kohaga seotud ja see on väga õige. Ja jätab teistele ka ikka, jätab teistele ka. Oodake, kui ilusa. Järgmine küsimus. Ma usun, et sellele vastavad mitmed väga õieti ära, aga siin tuleb lihtsalt olla kiire. Kahula algkool tegutses aastatel 1788 kuni 1968. Bravo! Ei ole õige või? Ei ole õige või? No siis ma oleks õige. 69, nüüd on õige. Ma läksin 68 kooli. Ja 69 tuleauhinnale järgi. Ja no nii on, näete, kui palju aastaid see üks kool tegutsetud. Võt see kool, mida mina täna meelde tuletasin, aastale kool sai 145 aastat tegutsetud ja just 145. tegutsemise aastal pandi kool kinni. Väga kahju. No nii, valisid auhinna. Kus sa seal oled? 69. Tule, võta auhind. Võta auhind, muidugi. No nii. Aga nüüd selline kultuuriküsimus. Aastal 1921 Jõhvi kandis tegutses ainult 3 raamatukogu. Vot, öeldakse eestlased lugemisrahvas, aga näed, aastal 21 ainult 3 raamatukogu. Üks nendest oli Puru ja teine oli Kahula kooliraamatukogu. Aga oli veel ka 3. Kes teab, kus oli see 3? Siin Jõhvi kandis raamatukogu. Üks on nendest Puru, teine Kahula, aga 3. Ei ole? Kuidas? Toila ei ole? Sompa, kes ütles Sompa esimesena? Siit tuli Sompa, jah. No nii, kes läheb auhinna järgi? Võtke selline auhind, mida jagub mitmele. Sompa haridusseltsi raamatukogu. Võt niimoodi oli 3 raamatukogu siin kandis. Väga hea. Aga lähme edasi. Nüüd ma loen teile ühe väikese episoodi, tsitaadi raamatust, mille autor on Jaak Veske. Ja tema raamat Lahingud Jõhvi vabastamiseks Eesti Vabadussõjas jaanuarist 1919. Tartu Ülikooli aastal 2017 ilmunud raamat. Ja tegemist on siis Vabadussõjaga, tuntud Jõhvi operatsiooniga ja kuupäev on täpselt teada, 16. jaanuar 1919. Ja tsitaat on selline. Ta on mul siin 2 lehel, et ma saaksin ta ära lugeda. Võtame ilusti lehed ette. Niimoodi. Ära piilu. Tsitaat on selline. No, kirjeldatud on lahingu tegevus ja on kirjutatud niimoodi. Põhiline hoob plaaniti anda idast ehk Tarakuse küla poolt. Kahula poolt oli mõisa vallutamisele appi saadetus 5. jalaväepolgu 1 rood, mille osad jõetagusel Balti sakslastele pihta kogemata tuld andsid. Õnneks kaotati segaduse käigus vaid 1. Mis kaots see oli? Hobune tuli siit kiiremini. Tõesti, kaotati 1 hobune. No nii. Ja kaotati õnneks 1 hobune. Tool võtta ära. No näete, me oleme nii visalt läinud ja paar kingitust ongi sinna jäänud, sest 10 küsimust on ja 10 kingitust oli. Tuleme meie aega tagasi. Delfi uudisteportaal
16. jaanuaril 2008 kirjutas ühest faktist, mis on seotud kahulaga. Millest kirjutas aastal 2008, 16. jaanuaril Delfi? Seotud kahulaga. Mis te arvate, mis see võiks olla? Pisutus 2008. Jah, 16. jaanuaril 2008. Lund oli palju. Lund oli palju, ei ole, aga hea vastus, loogiline, mis seal ikka jaanuaris võib olla. Millest kirjutas üleujutus jaanuarikuus? Ja väga loogiline, väga loogiline. Aga miks mitte? Siin on... See oli see, teed olid kinni äkki. No nii, siis ja võib küll niimoodi olla, aga see ei ole päris õige vastus. Ja, nii. Mõelge, mis kant see siis on, mis siin... No nii. See hakkab juba ligemale tulema. Midagi varises sisse või? Just! Artikli nimi oli Vana kaevanduse kohal vajuvad maad ja majad. 2 Kahula küla veerel paiknevat majapidamist on viimasel 5 aastal hädas lokku vajuvate põldude ja nii edasi, nii edasi. Siit tuli õige vastus ja saad auhinna. No nii, no näete, kui palju asju saime Kahula kohta teada läbi selle. Ja nüüd on siis 9. Tegelikult see number, mida ma tahan teilt kuulda, juba kõlas täna. Kes oli avatseremoonial tähelepanelik, see võib-olla jättis meelde, võib-olla mõni lihtsalt teab. Väga lihtne küsimus ja ma pean selle viktoriini sisse panema. Millal asutati Suurekivi ajaloo- ja kultuurituba mittetulundusühing? 9. september 2019. Õige! Just nii, öeldi seda ju tseremoonial maha. 09.09.2019. Marika, ole kena. Täitsa võõras inimene teadis ära. Tubli. Kuulasid. Sina vaatasid registrikaardi pealt. Registrikaardi pealt. Aga asutatud on 29.08. Registrikaart ütleb õieti, siis te registreerisite, saite riiklikult ennast paika. Asutatud ja asutamisleping on 29.08. Selge, siis saavad mõlemad auhinna, kes mõlemad auhinna. No Marika, võtad auhinna. No nii. Ja, aga meil on seal kastis veel auhindu ka. No nii. Said auhinda. Tuli. Ja ma palun sealt veel üks auhind välja võtta. See on lisaauhind. Milline mälestis registreeriti Eesti Vabariigis 20. novembril 1997 numbriga 8989? See kivi seal. See kivi seal, õige. Kohe tuuakse sulle auhind. Auhind toodi. Selge. Ja nüüd selgitame välja, kes korjas kõige rohkem auhindu. Mitu sul on? 3. 2 jääb alla 3-le. No nii, kellel on rohkem kui 3? Ei ole. Väga hea. Kui sul on nii palju auhinda, aitab sulle küll. Kes sai kõige vähem auhindu? Kes sai kõige vähem auhindu? 2, jah? No 2 on hea. Kes sai ainult 1? Vot, väga hea. Sinule teeme tugeva aplausi. No näete, läbi selle väikese viktoriini saime natukene ka selle koha kohta rohkem teada, aga lugege, otsige, selle kandi kohta on ilmunud ka väike raamatukene, kus on kooli ja kodukandi ajalugu olemas. Teil on ise selle raamatu, selle väikse brošüüri tegemise juures olnud omal ajal, nii et on mida meenutada, on millest rääkida. Aga nüüd taas hetke pärast palun pillide juurde meie pilliseltskonna, saame jälle tantsu lüüa. Aitüma teile kõikidele! Kõik traditsioonilised jaanipäeva lõkke tegemised on lubatud. Ülehüppamine annab erilise auhinna, sissehüppamine ei anna mingit auhinda. Toredat tuju teile kõikidele! Aitüma! Nii, jaanituli on süttinud ja siis, et saaks
Jaani tuli ümber polkat tantsida, siis järgmine tants ongi polka. Nii, armsad sõbrad, praegu on niisugune hea asi, et meie seltskonnas on 2 inimest, Max ja Evelin, kellel on väga hea muusikaline maitse. Nemad leidsid loo Paberroosid, jah, mille ma lasin kunagi teksti teha ja panin selle loo pealkirjaks Valged roosid. Nii et Valged roosid tuleb neile spetsiaalselt ja nad tantsivad ka ja palus kõiki, kes tahavad tantsima tulla, aga ma hoiatan teid, et on daamide valik, nii et mehed ei saa valida. Приглашают девушки, белый танец будет. Ja selle ilusa paari kohta mul on ka üks lisa öelda. Mul oli au täpselt 10 aastat tagasi olla Mäetaguse mõisa pargis selle kauni endiselt noore paari isamees. Nad on 10 aastat koos olnud Mäetaguse pargis ja ma ei kiida neid, ma kiidan ennast, näete, olin isamees ja kvaliteedimärk on, näete, siin kohe näha. Nii, palun lugu. Ja nii, siis daamide valik. Valivad daamid. Ei tee mind kurvaks see, mis läinud mulle. Mul on üks päev, mis meelest peale ei kao. See päev, kui murdsin sulle tõrsu prilli. Ei mõelnud vaid, et mälestuste valgeid roose, neid, mis säristasid aiateed. Tühja teisi, kauneid õisi, kuid su süles meile jäi vaid need. On alles neis üks sammu möödunud päev ja aeda, mis on ruhtunud juba ammu. Sa jäeti seisma lõhna sülen käib, valgeid roose. Neid säristasid aiateed. Tühja teisi, kuid su süles meelde jäi valgine. Kaugel, kus on minu kodu? 1 ja 2 ja 3 ja 4. Gunnar, pane tantsu. Kaugel, kus on minu kodu? Kaugel
saadan ma sul. Üksi rändan ma võõrama radu. Pisar laugel, kui meelestud mul. Üksi rändan ma võõrama radu. Pisar laugel, kui meelestud mul. Sa nuttis siis kalliku rinnal, sa sosistas õlduule hoog. Kurvad kaevasid kajakad rannal, kurvad koises vahune voog. Kurvad kaevasid kajakad rannal, kurvad koises vahune voog. Vaikseks jäänud on tormine meri, vaikseks jäänud on kallima ring. Üle nageda peegevaid kaja, mul ja igatse hulkuri laul. Üle nageda peegevaid kaja, mul ja igatse hulkuri laul. Tagasi Eestimaa pojad, nüüd tagasi ootame teid. Tooge kaasa kõik langenud sõbrad, tooge surnud ja haavatud kõik. Tooge kaasa kõik langenud sõbrad, tooge surnud ja haavatud kõik. Kaugel, kaugel, kus on minu kodu, kaugel tervisi saadan ma sul. Üksi rändan ma põrrama radu, pisar laugel, kui meelestud mul. Ja nüüd tuleb jälle Gunnari poolt üks lugu, mida Gunnar tahtis saada. Tal on väga hea muusikaline maitse ja ta ütles, et selle loo järgi pidi väga hea tantsid olema. Aga meil on selle loo järgi väga hea laulda. Eks saatus ikka kaitse iga pillimees. Nii meritsi kui maitsi õnnetuse eest. Ta hoiab ära suure paha eest, kaitseb teda suure raha eest. Ja ei leia raedes pilged. Nii peied kui ka pulmad teavad pillimees. Peitu ainult julmad poevad pillimees. Kui teised söövad pillimeeste tööd, kõik tantsulöövad. Ja nii see saatus näib kui laul. Ei hinda olla saame haul. Kõik koos! Kurbus rõõm, pillimehe leib, kes see teab, kuis ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. Õhku müüa kõhu teie heed, kuni veel käsi hoida pilli. Ja nii see saatus leib kui laul. Ei hinda olla saame haal. Kurbus rõõm, pillimehe leib, kes see teab, kus ta käsi leib, kes see teab.
kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida fotoaparaati võib. Kui õunapuud õitsevad ja nende roosakad õied su ukseid ehivad ja nende roosakad õied su ukseid ehivad. Ma tahtsin kodus olla, kui rukkipõld haidem ka ja luige pargaeva põlvi hoiusel purjeta ja luige pargaeva põlvi hoiusel purjeta ja kuuskede härmatan tookstad haistel hiiravad ja kuuskede härmatan tookstad haistel hiiravad. Ma tahtsin kodus olla, kallim on minuga ja temaga üheskoos mina rõõmule õisata ja temaga üheskoos mina võiks rõõmule õisata. Nii, kohe tuleb. Mul on tegelikult 2 lugu, mida ma oskan vene keeles laulda. Ühes on 9 salmi, neid väga raske oli pähe õppida ja neid ei sobi ka jaanipäeval laulda. Nimelt see teine lugu, mida ma ei laula, on Les Suure Dilas Jolotška. Aga järgmise looga siis ma tahaksin tervitada kõiki neid, kellel sel aastal on sünnipäev. Пусть бегут неуклюже переходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит друг волшебник голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Nii, Saaremaa, ainult siin, aga nüüd Boris Lehtland. Kullas süda on selline laul, mis räägib sellest, kus üks noormees tahtis tüdrukud endale saada ja oli nõus talle ostma igasuguseid kallis kive ja kullas südamed, aga ei läinud asjaks ja läks koju tagasi. Aga tegelikult peab ikka edasi proovima, edasi ostma ja siis jätkub mängib välja. Järgmine lood! Sinule kullas südan silma, sest et sa olid minule kallis, sest et sa olid ja suvel, kui tahtsin sind näha, kuulda
korra su hääl. Ostsin siis südame puhtamast kullast hõbedast raamitud hääl. Öeldi, sa läksid ära minule lõppenud tee. Küsiti minult, keda ma vajan, midagi tähendab see. Küsin siis südame kulla. Hoiliva hinna ees. Kaevasin kraame koduma mullas, tüdrukus südame ees. Jätkame latiinurütmidega. Latiinurütmid on meie südamelähedased ja tuleb üle pika aja meie tänase õhtujuhi lemmiklaul. Ja loomulikult ta on korduvalt käinud Kuubas, see linn talle meeldib, eriti vana linn, kui palju ta on seda asju, kui palju on naine riielda ära osta, seda meil on juba see asi olemas. Aga kõik ostab jälle mingi elevandi sealt Kuubast ja kas sa Fideliga koos kutsusid või selle, mis see eesnimi oli see, Rauliga? Rauliga said kokku jah, nii et Guantanamera! Samuelile! Saame jälle koos laulda, vähemalt seda ilusat sõna, Guantanamera. Kuba! Ma elan linnas, kus kõikjal on palmid päikese kullas. Ma elan linnas, kus kõikjal on palmid päikese kullas. Mu lausjad pilvisse põika, juured on mullas. Ja laulame! Guantanamera, sul laulan Guantanamera. Guantanamera, mu kodu Guantanamera. Mu kodu Guantanamera. Ja nüüd! Tähelepanu! Anna mikrofoni üle meele, kellel on tänase õhtu kõige ilusam habe! Tänan. Aga me oleme täna ju siin Maris Lehtlaane muusikaga võlutud ja täpselt samamoodi. Ja ma palun tänase õhtu eriline tugev aplaus meie pillimeestele! Mööda teen ma näen, seal jookseb keegi, lehvib juus kui kuldne keeris ja ees on nurm, kus lõhnab ristikeen. Seal mind rõõm, siis võtab vastu, mu juurde noorus astub ja ees on nurm, kus lõhnab ristikeen. See oli uni vaid. Tegelikult on mu ümber hallid rõsked vangla kivimüüri. Samas tean, et Koit ei ole kaugel. Ema nii ei sule laugel. On toas mul nurm, kus lõhnab ristikeen ja tuli põleb. Seal mind rõõm, siis võtab vastu. Ma tunnen, kuidas lõhnab ristikeen. Ma tunnen, kuidas lõhnab ristikeen. Sa magad chiquito, mu poeg. On meri veel ärkleda, kohiseb tasa ja lainetus raldale lööb. Seal lainete taga on Samuel, ka seal on kõrged palmipuud ja üle nende on samuti helendav taevas
kollases sõri nagu laulame. Ja Maikal ja Kuubal on ühised tähed, on sarnased sinised veel. Kuid ometi kõrvuti elus ei lähe, neil kalulirajad ja teed. Portsioon, sa magad. Öö saabunud sadama üle, laiutab lahtede suus, tähtede helkivas süles, naeratab kullane kuu. Tean, et mu tüdruk sa veel ei maga, tean, et sind suigutab tuul, sinust mu akende taga jutustab kullane kuu. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Tüdruk, sinust ma unistan vaid. Oi neid, ja sina punaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa oled. Hoian tulemas tugev üksik hobune, kuhu viib küll tema tee, kas tal pole peremees. Kiirest jooksult säsitud on puhterad sulak, tolmune naabriks äli. Kõik need aastad reas, mis on elus mööda läinud, kui lootusetult pime oli õnne kõrval käinud, nii ei näinud ma, et kogu aja olnud mulle naabriks älis. Kaunib kõigest mulle ta näis, süda rõõm ja joomastus täis. Oh Alice, kevad päike seal silitas päid, hetki elus palju, mis määravaks kaks saab. Võib olla on see saatus, et ära lahkuta, kuigi palju aastaid oli olnud mulle naabriks Alice. Kõik need aastad reas, mis on elus mööda läinud, kui lootusetult pime oli õnne kõrval käinud, nii ei näinud ma, et kogu aja olnud mulle naabriks Alice. Nüüd ei teagi, kas eales veel ma kuulda uksed ta koputus saab. Oh Alice, on vist tõsise, ta jäädavalt läheb, ainus tunne, mis minule jääb, see on tühjus. On hetki elus palju, mis määravaks kord saab, olla on see saatus, et ära lahkuta, kuigi palju aastaid oli olnud mulle naabriks Alice. Kõik need aastad reas, mis on elus mööda läinud, kui lootusetult pime olin õnne kõrval käinud, nii ei näinud ma, et kogu aja olnud mulle naabriks Alice. Nii ei näinud ma, et kogu aja olnud naabriks Alice. Aare! Silver! Minu jutt on väga lühikene, täpselt 10-minutiline. See tähendab seda, et 10 minuti pärast soovitan vaadata ülesse poole. Kui praegu vaatad kuhugi allapoole või kõrvale, paremale, vasakule, siis 10 minuti pärast soovitan vaadata üles poole, sest meie tänase õhtu kavas nii rohkem või vähem kui ilutulestik kutsusime kohale
kohaliku kaitseliidu salga 4 kahuriga ja siis läheb lahti. Vot nii. Meie jaoks on täna mitmed tuled väga tähtsad. Need tuled, mis on siin ohvrikivil. Need tuled, mida süütasime enda tuju tõstmiseks siia telgi alla. See tuli, mis tasapisi veel õõgub, mis on meie hilinenud jaanikutuli. Nii et ilma tuleta, ilma tulevärgita, no inimene lihtsalt ei saa. Me oleme tuleinimesed ja kes te sealt tagantpoolt olete, hakkake siia ka ligemale tulema. Saate nautida. Oletegi juba kohal. Jõudu tervist! Ikka! Jah! Siis on jala, kuule, hea, tublid ja... Siis tuleme, jah! Aitäh, et tuli! Tõesti oli meeldiv, et tulite leidsid aega. Hoiame kontakti. Ma ei suhtusin eriti palju inimesele. Mul ei ole selleks vajadust. Sina oled üks väheseks, kellest no nii, rõõm oli kogu enam näed, kus on siis suvi ja kus on meie aeg. Ei ole sind ja tõesti ma ei tea, mille peale lootma või mõtlema nüüd pean. Sa katki kõik me unistused lõid, võtsid kogu õnne, millega sa tõid. Siiski ma ootan kevadetu niitude haljust ja palju muud. Aivan, et nüüdki seal ühel päeval siis lõplikult tuled, sest süda nõuab nii. Tõde rüppes meid rõõm leiab ta. Mõtlema teie, kes avaldavad, suhtuvad jõudsamad. Aga siiski ma ootan kevadetut niitude haljust ja palju muud. Aivan, et nüüdki, et ühel päeval siis lõplikult tuled, sest süda nõuab nii. Naerata nüüd jälle saan, naerata nagu eile armas, piisavalt kuivata.
et möödub siin. Ta saad sa rõõmu tunda, kuid silmist pisarad, kõik põhiäranad, su kaunid silmad on ju naeratuseks loodud. Seepärast naerata nüüd jälle sa, naerata nagu eile armas. Nägin unmast, mis kusagil kaugel. See olid päikest täis ja kõnedi seal lautes. Sirged teed viisid apelsini majja. Mulle öeldi, et see maa on Jambalaya. Jambalai, miks küll ilmsi sind ei leia? Kas ehk teed su juurde nõnda raske leida? Tahaks tantsida apelsini majja. Kõnnab see, kui leiad oma Jambalaya. See samba rütmis, kes tormakas elu. Ei teadnud keegi, mis on mure, mis on valu. Tulutoova töö jätsin linnas, sest see röövis kõik minu päevatööd. Vana ratas laeva peale ma läksin, aega nüüd on palju vähe tööd. Vanas ratas laevas, seal tunnen end kui taevas. Sõidan, sõidan, sõidan mööda jõge. Seestpoolt võõraks jäid mulle linnad, kinni silmi neis ringi käisin ma. Aga jõud neid märkan võrratus ilus, nii et enam pilku neid ei saa. Seepärast vanas ratas laevas, seal tunnen end kui taevas. Sõidan, sõidan, sõidan mööda jõud.